Tere tulemust kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss, kus räägime erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on oma kestlikkuse teekonnal hakkama saanud, mida ette võtnud, milliseid ämbreid läbi kolistanud ja mis tulevikus veel ees ootab. Mina olen Kristiin Bauer ja täna ma olen kutsunud siia Hundipea tegevjuhi Markus Hääle. Hundipea on siis üks tulevikulinn Paljassaares. Tere, Markus! Tere! Aitäh, et olid valmis mulle saatesse tulema ja alustamegi äkki kõigepealt sellest, et kes on Markus Hääl ja kuidas sa oled üldse kestlikkusega seotud? Kes on Markus Hääl? Markus Hääl on lihtne inimene. Ütleme, et ma olen üles kasvanud Tallinnas ja Käsmus põhimõtteliselt. Koolitee on enamasti Tallinnas olnud, olen ka elanud paar aastat Šveitsis ja Inglismaal. Ja mu esimene haridus tegelikult oli tööstustehnoloogia insener, ehk siis ma olen kvaliteedi ja protsessi juhtimisega palju tegelenud. Ja sealt ma sattusin ka esimese töökoha peale, mis oli Paldiskis kuumtsinkimistehases, mille eesmärk on siis materjalide eluiga pikendada. Tagantjärele mõeldes see ettevõttel oluliselt kestlikum, kui ma tol hetkel oskasin isegi vaadata, see tundus kõik hästi loogiline asja osa, et kuna meil oli nii kvaliteedi juhtimissüsteem, nii töötervishoiu juhtimissüsteem kui ka keskkonna juhtimissüsteem seal, kõik kasutatud tsink koguti kokku, müüdi uuesti maha, kus ta läks siis ringlusesse, kõik soe püüti kinni, kasutati oma hoone uueks kütmiseks, kõik happeaurud püüti kinni, pesti läbi ja utiliseeriti, et tegelikult kõik tegevused, mis seal tehti, efektiivsuse pärast olid juba väga keskkonnasõbralikud. Ja no siis sealt edasi ma sattusin sellisesse ettevõttesse nagu Comodule, kes siis elektri kergsõidukitele nii-öelda asjade internetiseadmeid teevad ja endiselt teevad väga edukalt. Ja kuna selle kogu missioon on olnud samamoodi kergliiklus, jätkusuutlikud sõiduvahendid ja nii edasi, siis see on kuidagi sealt järjest edasi läinud, kuni lõpuks tekkis võimalus liikuda sellisesse kohta nagu Hundipea, ehk siis luua põhimõtteliselt tühjale brownfieldile siis või tööstusalale uudne linnaruum. Ehk siis seal oligi tööstus tol ajal? Kui vana Hundipea on nüüd? Hundipea ettevõttena ise on 5 aasta vanune. See alal planeerimised ja asjad on pihta hakanud tegelikult juba 2005. aastast, aga tegelikult Paljassaare sadam on nõukogudeaegne sadam, see on kogu aeg olnud kinnine ala, seal asus kunagi suur ettevõte nimega Ookean, seal oli rohkem kui 4500 töötajat ja see oli Nõukogude Liidu ajal üks tohutult suur kalatööstus põhimõtteliselt. Ja mis sellest nüüd alles on? Tänase seisuga on seal laevaremont, seal on endiselt kurikuulus kalapulgatehas Vitsunai, seal on ka kütuseterminal ja mingid erinevad tootmised ja siis oleme ka meie hakanud mingist osast siis ala avama inimestele ja mingeid uusi funktsioone sinna tekitama. Et näiteks ma võin tuua, meil on seal ürituste pind tänaseks, me oleme loonud esimese pargi sinna, meil on filmilinnaku niisugune alge seal ja samamoodi ka üks startup Wiggly, kes teeb näiteks need on siis, ma ei tea, kuidas need eesti keeles on, Black Soldier Flies. Igatahes nad põhimõtteliselt võtavad biojäätmeid ja toodavad nendest siis proteiine loomatoidule ja teine jääkprodukt on siis naturaalne orgaaniline väetis. Et me vaatame väga palju seda, mis meil erinevad väärtused endal on ja valime nüüd uusi üürnikke ja rentnikke selle järgi väga palju. Ja seda ma tahtsin ka küsida, et mis teil see enda üleüldine eesmärk on selle poole pealt ja kuidas te valite endale sinna siis neid üürnikke, et teil on kindlasti kestlikkuse vaatest väga palju neid erinevaid kriteeriume. See kogu, ütleb, et kui võtta üldiselt kestlikkust ja jätkusuutlikkust on ju siis need sama majanduslik, keskkondlik ja sotsiaalne aspekt on ju, et me ei taha minna ühegi asjaga ühte äärmusesse, vaid see on meie jaoks on see tasakaalupunkti leidmine, sest et täna mulle tundub lihtsalt hästi palju, kui sellest endiselt räägitakse, siis on kas üks äärmus või teine äärmus. Ja seda vahepealset tegelikult nagu ei ole. Et on üks hea näide on, et kui me oleme siin suhelnud liikumispuuetega inimestega, siis toodi välja, ma ei mäleta, kus see Tallinnas oli, aga igatahes oli arutelu sellest, kas üks matkarada, kas sinna panna mulč või panna sinna kõvakattega tee, nagu kitsas kõvakattega tee. Ja siis üks pool argumentist oli see, et meil on vaja
keskkonnasõbralikku asja, teine pool argumendist oli see, aga siis ei saa ratastooliga ligi, sest see läheb mudaseks ja poriseks. Et nüüd kummal õigus on, ja siis sa üritadki neid tasakaale leida. Et meil oli endal seal samas, meil on seal keskel, me tegime väikse pargi ja siis meil oli küsimus, kas me kasutame oma vana betoonplaate, mis me sinna paneme, et diagonaaliselt tee läbi teha või valame selle väikse riva betooniga. Ja kui me arutasime välja, et kõik need puud, mis me sinna istutame sinna parki, siis 1,5 aastaga tegelikult selle betooni jalajälje me kaotame ära ja oluliselt mugavam on ratastooliga seal peal liikuda näiteks. Et siukesed tasakaalupunktid ja kohad, kus on ratsionaalselt tegelikult võimalik jõuda lahenduseni, mis võib-olla katab rohkem nii-öelda neid jätkusuutlikkuse sambaid üldiselt, on tegelikult kõik minu meelest võimalik. Aga hindate siis läbi vastavalt sellele, et oleks ikkagi nii keskkonnavaatest oleks mõistlik tegevus kui ka siis sotsiaalsest vaatest? Ja kindlasti, et me vaatame erinevaid aspekte, ega seal lisaks sellele, et kui sa võtad keskkonna osa, siis me räägime väga palju CO2-st, aga tegelikult ääretult suur osa, mis on veel nii-öelda suurem laine, mida on raskem mõõta, on tegelikult ka looduslik mitmekesisus. Et sul tekib seal hästi palju erinevaid nüansse ja ühetaolises keskkonnas meil ei meeldi kellelgi olla. Et kindlasti on seal võimalik see tasakaal leida, lihtsalt seal kindlasti väga palju komistamist ja eksimist sellel teekonnal sinna. Ja kusjuures just kui ma üks päev taksoga sõitsin, siis taksojuht rääkis ka sellel teemal, et kui palju on meil siis tänapäeval on loodust nagu nii palju juba, et kas seda on vaja siis selliselt reguleerida, aga samas on mõistlik ikkagi sellele ka otsa vaadata siis kestlikkuse vaatest just, et kui kaalukaid samme sa teed ja mida sa konkreetselt endale siis sinna, no kas või teie puhul sinna maha paned, et multsil ei ole nii pikk eluiga kui siis betoonil. Seda peab tunduvalt rohkem vahetama, pluss veel see, et ratastooliga saab ligi. No, ma kindlasti ei ole nii-öelda eestkõneleja betoonile, aga paratamatult see on maailmas vee järel teine kõige kasutatum materjal või võimsalt substants. Kui betoon oleks eraldi riik, siis ta vist oleks, kui ma ei eksi, siis CO2 jalajälje kohalt vist 8 maailma kõige suurem emiteeriv materjal. Ehk siis, kuna seda tekib nii palju juurde, siis ma täiesti kindlalt seda täiesti ära ei suuda keegi kaotada. Me suudame seda teha kindlasti keskkonnasõbralikumaks läbi energiakulu vähenemise, kui sa tsemendi tootmisel siis on ju need nii-öelda aheraine, mis sinna sisse pannakse, et neid taaskasutatakse, et seda on kindlasti võimalik paremaks teha ja ma arvan, et ehitusmaterjalide puhul näiteks ja nende materjalide peab kindlasti tekkima suurem mitmekesisus, mida kasutatakse, kus kasutatakse, sest et osad asjad suudavad ka olenevalt kasutusest näiteks seesama, et esmane jalajälg võib-olla on, ma ei tea, mingil muul materjalil suurem, aga kuna seda on võimalik modulaarselt pärast lahti võtta, lihtsamini asendada ja muud sellised on, siis võib-olla pika aja perspektiivi peale on seda jälle oluliselt mõistlikum kasutada. Anna nüüd andeks, et ma sellele teemale natukene nii süvitsi sisse lähen, aga kui palju te vaatasitegi seda, et selle sama betooni puhul siis, et see olekski mõistlik tootja seal taga näiteks, mõistlikud see materjal, mis sinna siis sisse läheb, oleks tooraine, oleks ka nagu kestlik? Kuna see on nii väike jupp, siis sellisel puhul see on nüüd näiteks üks probleemi koht. Ei olnud seda võimalik teha, sest et ma võin teha neid päringuid nii väiksele kogusele, aga meid saadetakse pikalt lihtsalt. Sellepärast, et see kogus on nii väike, ehk siis sa võtad lõpuks selle sealt, kus seda on võimalik saada tol hetkel. Ja siis sa arvutadki seda kõige suurema võimaliku jalajälje näitajaga põhimõtteliselt. Aga kui siit nüüd edasi minna teiste materjalide poole, kuidas te siis vaatate sellele peale? No tänase seisuga on need, kes oskavad öelda sulle seda, on ju. Et nüüd me teame, et Euroopa Liidus jälle on väikene suunamuutus toimunud, et kes oskavad öelda, kes suudavad näidata, eks me peame hindama neid tarnijaid. Ja ma tean, et väga paljud nii-öelda ESG platvormid näiteks ongi läinud pigem tarnija hindamise poole hakanud ennast pöörama, kus siis see nii-öelda keskkonna osa ja sotsiaalne osa on üks osa sellest lihtsalt kõigest. Et eks me peame kasutama neid tööriistu, mis on olemas. Et täna oma enda näiteks süsiniku jalajälge me mõõdame samamoodi nii-öelda arvete alusel ja kasutades üldiseid Euroopa numbreid ja mis siis nii-öelda nendes andmebaasides olemas on ja samamoodi, kus siis arvestatakse, kust see tooraine pärit on ja nii edasi. Et ta on pigem suurusjärgutena kui see, et täpselt üks-ühele number, sest et kui ma tahaks üks-ühele numbrit, siis tänase seisuga selliselt ongi liiga kallis. Ehk siis ühelt poolt te vaatate rohkem hinda?
oma otsuste tegemisel? Kui sa võtad massis, esialgu ütleme, et kõik piloteerimised ja demod, me teeme selle, mis on võimalik hea lahendus leida. Ja siis, kui sa näed, et see lahendus on sobiv, siis nüüd tekibki see koht, et kas sa tahad seda väga suures massis teha, siis kas on nagu, ütleme, et mis on see protsent, mis sa oled nõus peale maksma selle keskkonnasõbralikkuse eest, tekib sinna juurde. Sest et lõpuks lõpptarbija ju maksab selle kinni ikkagi. Siis teine osa selle juures on see, et kui sa näed, et see on hea lahendus, siis kui sa teed suure esmase tellimuse, siis nagu paljudes tootmistes ikka on see, et kui sa teed suure tellimuse ja teed oma commit'id sellesse, nagu ütleme, et järgmised 10 aastat ma tellin sinult vähemalt selle koguse. Siis tema saab tegelikult ka ju oma masstootmised ette teha ja siis sa suudad hinda alla tõmmata. Alguses see on väga palju, tänases päevas on see väga palju piloteerimine ja testimine, aga mida aeg edasi ja mida kindlam sa mingis lahenduses oled, sest et meie projekti pikkus on 30-40 aastat, on tegelikult on mingid otsused, mis ma täna pean ära tegema. Mis tähendab seda, et ma pean väga palju testima ja kui mu testiga olen rahul, siis ma sealt edasi saangi teha selle, et okei, me oleme nüüd see, kuna meil on mahtu ja meil on võimalik seda pikaajaliselt ära jaotada, siis me teeme suurema tellimuse, mis tähendab seda, et see hind läheb alla ja siis tekib see sama kui võtan CO2 bilansi dokumendi põhimõtteliselt ja võtad äriplaani bilansi dokumendi, et kus koha peal need kaks telgi omavahel kokku saavad, et kus see kompromissi koht on, okei, ma natuke rohkem nõus maksma, et keskkonna saaks kõrgemal, siis ma tõstan seda piiri üles. Et see on siuke paras testimine ja tänu sellele, et vahepeal see nagu nii teemasse tuli, siis tegelikult on oluliselt rohkem hakatud teaduses ja erinevate tootjate poolt vaatama sinna poole, et kuidas ma suudan oma jalajälge ja oma tootmist tegelikult efektiivsemaks üldse muuta. Sa rääkisid nüüd sellest 30-40 aastasest ettevaatest, et kuidas sa ise näed, et 3 või 40 aasta pärast, et kus kohas hundipea siis on omadega, et kuhu te jõuda tahate, kui palju te optimeerite seda kõike seal? Ma võib-olla räägin siis selles mõttes meie natukene teistsugusest mudelist, kuna kui me võtame puhtalt kinnisvara vaate üldiselt, siis Eesti riigis on selline kummaline olukord, et kuna meil oli maareform kunagi, siis erinevad maad on meil on killustunud kinnisvara omandid, ehk siis kõik on eraomandis. Väga paljudes teistes Euroopa riikides on tegelikult munitsipaali või riigi oma enamus maad, kus siis planeeritakse enne ära ja siis müüakse ehitusõigust. Aga Eestis kõik, sa soovid ju, sul on maatükk, sa tahad maksimaalset kasumit sellest saada, mis tähendab seda, et sa ehitad sinna kiirelt valmis, müüd maha ja reeglina siis on see arendaja veidi sealt kadunud. Ja siis on edasi see inimene, kes seal on, elavad korteriühistud, nende asi. Siis esimene erisus võib-olla meie puhul on see, et meie eesmärk on ette valmistada nii palju, et kui me oleme jõudnud sinna, et meil on ka esimesed hooned valmis ja me opereerime seda, siis me jääme ise sinna, sest et me näeme, et meie rahavoog ei tule korteri müügist, vaid osade korterite ja äripindade rendist näiteks. Me omame kogu võrku, elektrivõrku seal, me omame kõiki veevõrke, me omame kogu teed, me omame kogu sadamat, ehk siis tegelikult me oleme nagu väike linn linnas, kus meil täpselt sarnased probleemid nagu on erinevatel munitsipaalidel. Ja meie ärimudeli erisus ongi see, et me ei ürita ruutmeetri hinda tõsta, vaid me üritame oma aktsia hinda tõsta. Meil on seal 28 vist maaomanikku, kui ma eksi, kes siis on kokku leppinud selle, et me paneme kõik oma maa ühte ettevõttesse, ehk siis su üks ruutmeeter sinu ettevõtte maad on üks hääleõiguslik hääl ettevõttes. Ja mis see tekitab, on see, et ei ole vahet, kas sinu vana maa peal on park või lasteaed või koolimaja või kortermaja, meie kõigi väärtus kasvab. Ehk siis kui me tekitame keskkonna ja koha, kus ettevõtetel läheb hästi, kus inimesed tahavad tulla, kus ühel hetkel kinnisvara väärtus võib kasvama ja siis sellisel juhul tähendab seda, et ka nendel ettevõtetel, kes sinna tuleb, läheb paremini, meile tekivad paremad rahavood ja meie pikaajaline rahavoog kasvab, ehk siis meie ettevõtte aktsiaväärtus kasvab ja siis me võime teha näiteks, ma ei tea, teha IPO, minna aktsiaturule, mõni pensionifond tuleb ja nii edasi, et meie ärimudel lihtsalt on teistsugune ja soosib seda tegevust. Ja pidevas arenduses siis. Ja pidevas arenduses. Eks kui ma jõuan lõppu 30 aasta pärast, sa küsid, mis siis saab, on ju. Ega mul eluring ju käib endiselt, mul on ju nagu hooned justkui valmis, ma opereerin, aga tõenäoliselt seda esimest otsa, kui ma olen hästi planeerinud, mul on hästi lihtne seda renoveerida, aga tõenäoliselt ma pean hakkama sealt edasi liikuma ja siit uuesti vaatama, mis siin näiteks eelmistes kohtades on muutunud. Kui mu elukeskkonnas juurde ehitan pidevalt, siis mul tõenäoliselt loogika muutub sellega, kus mingid ärid toimivad, kus mingid tegevused toimivad, võib-olla mingid uued materjalid tekkinud on ju, võib-olla mingid uued veepuhastuslahendid tekkinud ja nii edasi, et
point on selles, et see on pidev organism ja noh, nagu Tallinn ei saa kunagi valmis tõenäoliselt. Ehk siis te praegu ka vaatate seda, et tulevikus, umbes 30 aasta pärast, kui on uued lahendused tekkinud, et teil oleks võimalik neid vanu lahendusi hästi lihtsalt uutele lahendustele või oleks hästi mõistlik ja lihtne uutele lahendustele ümber minna? Võimalikult palju planeerimises on hästi palju kinni esialgu, et no sama, miks me tahame neid teid omada ja miks me tahame kõiki neid asju omada, me tahame sinna küll, võime pärast linnal anda kõik õigused seal, noh, et me ei saa nagu teha gated community't, on ju. Aga asja point on sellest, kui mul on nii suur ala, noh, see on 43 hektarit, see on põhimõtteliselt, kui sa võtad Kalaranna, Noblessneri, Telliskivi, Krulli ja Volta, siis see on 41 hektarit. Et need igaüks justkui on üks väikene naabruskond sellele alale, on ju. Ja nüüd, kui mul on vana tööstusala, kus ma nagunii pean ühe korruse võrra tõenäoliselt allapoole minema, siis miks panna näiteks infra, see on just üks näide, miks panna infra näiteks kõik autotee alla, ma panen selle -1 korrustele, tekitan sinna tunneli, ma ei pea kordagi enam teid üles kaevama sellepärast, et mul on vaja uut kaablit panna või midagi. Mul on vaja uus mingi mis iganes soojuslahendust teha, ma saan sinna sisse selle oluliselt lihtsamalt teha, on ju. Kui ma nagunii pean selle ühe korruse alla minema, siis miks mitte ära kasutada selliseid võimalusi näiteks. On teil mingeid selliseid nutikaid lahendusi ka kasutusel, et no seda sa oled maininud, et proovite või olete juba selle 100% kas energia see on meie eesmärk, energia peal. Kui palju, kuidas praegu on? No ühesõnaga, meie eesmärk on siis, me tegime digitaalse kaksiku endale koos TalTechiga rakendusuuringu raames selleks, et vaadata paari eri asja. Meie energiabilanssi, ehk siis milline on, kui meil see ala on ruutmeetrid välja ehitatud, siis milline see potentsiaalne soojusenergia, elektrienergia bilanss on ja kas meil on võimalik olla justkui jutumärkides energiasaar, ehk siis olla 100% oma toodetud energia peale. Ja siis me hakkasime vaatama, missugused hooned, missugused tüüphooned, kuidas soojusinsulatsioonid töötavad, kas me saame omal ise sealt samast merest võtta mingit soojust näiteks välja ja arvutasime seda välja. Siis sama mudel näiteks saab ka vaadata, kust tuuled puhuvad, et kuidas sa tänavanurkasi muudad, et sul inimesel mikrokliima oleks parem ja hooned võib-olla hoonete insulatsioon, ühesõnaga jahutamine ja kõik see nagu toimiks paremini võib-olla. Kuidas kuuma ja külma saared tekivad, on ju, et kus võiks olla ärid, kus elukohad, kus võiks lasteaed, kus võiks kool asuda ja sellelt tulenevalt, on ju. Aga kui me võttes puhtalt see energia oma, siis me olemegi pannud 100% nagu oma energia peal. Täna ma ütlen, et seda 100% tõenäoliselt ei saavuta. Me suudame, protsentuaalselt ma hetkel ei oska veel vastata, sul on päiksetehnoloogia, energiatehnoloogia arengust, aga üks osa sellest näiteks oli see, et panna oma soojuspumbad merre. Aga kui me vaatasime näiteks Utilitase, kuna nad tulevad oma trassidega ka meie kõrvalt mööda, kui me vaatasime Utilitase tulevikuplaane näiteks ja nende eesmärki nagu süsinik nulli jõuda ja siis, kui me vaatasime enda, et näed, kasutarbimise koha pealt meil on sama efekt, aga me peame ehitama need torud ja me peame ehitama selle pumbajaama ja see jalajälg näiteks hävitas kogu meie matemaatika ära, mis tähendas seda, et siis me saime aru, et selle järgi strateegiliselt meil on mõistlikum minna tõenäoliselt liituda selle üldvõrguga. Et seal on mingid siuksed loogikad, mida ta on aidanud meil vaadata. Teine näide näiteks oli see, et me vaatasime lahendusi, kus sul on näiteks veetemperatuur, et sul on üldvesi, mida see sama Utilitas näiteks laseb 90 kraadist vett sul süsteemis ringi ja siis lased kraanist tuleb soe vesi, on ju. Aga on ka lahendused siis näiteks erinevatel generatsioonidel, kus sul näiteks tuleb 40-50 kraadine vesi majja ja siis lokaalselt vajaduspõhiselt sa tõstad temperatuuri, on ju. Ehk siis, kui sa võtad elurajooni, kus näiteks on ainult õhtuti ja hommikuti tegevus, on ju, siis tegelikult sul päeval ju ei ole vaja seda sooja vett, on ju, ehk siis sa saad justkui kokku hoida energiat. Aga kuna meil on segakasutus, ehk siis meil on elukondlik ja ärikondlik, siis näiteks seal me avastasime, et see tekitab hoopis võib-olla energia liigset kasutust, on ju. Et seal on hästi palju nüansse, mida see etteplaneerimine ja see digitaalne lahendus tegelikult on aidanud läbi simuleerida meil. Ehk siis ilma selleta te oleksite tõenäoliselt vähem tõhusad või? Jaa, kindlasti. Aga kas seda on võimalik ka teistel ettevõtetel endale siis kuidagi? Edasi arendades kindlasti on. Täna seal on, me oleme, kuna see oli arvestuslikult tehtud, siis seda ütleme, et ma ühe hoone peal ei saa seda sama mudelit kasutada. Aga selle jaoks on nagunii olemas igast LCA lahendused ja erinevad platvormid. Aga see on pigem suurema kvartali puhul saab sükest asja seda tööriista põhimõtteliselt mujal ka rakendada.
ja olete seda ka rakendanud kuidagi, no planeerimisotsuste peal muidugi rakendate, on ju, aga kui palju inimesed või teie kliendid siis ise nagu seda otsust teevad sinna tulles, kui te tõenäoliselt, ma ei tea, kas näitate tegelikult, aga saate näidata ette, et kuidas see mikrokliima seal näiteks No meil on jah, me võtame raportid välja ja siis me anname seda täna raporti kujul nii-öelda. Et no ma suudan selle sama digitaalse kaksikuga, me oleme teinud ühe näidise Paldiskisse tegelikult, on üks koht nagu Taruküla, kus siis tehakse väga omapärast nii-öelda ka nagu ruumiprojekti, mis on siis küll elukondlik. Need on, miks Taruküla on sellepärast, et seal on ümarad sellised kogukonna krundid metsa sisse tehtud. No, et me seal oleme sarnast lahendust kasutanud just süsiniku jalajälje ja valguse kasutamise pärast, sest et seal tekib eri aegadel valgusreostus, see nagu sõltuvalt siis lindudele ja loomadele, et noh, mis temperatuuriga valgused mingites kohtades mingitel hetkedel on ja nii edasi ja nii edasi. Kui te seda nüüd kasutate ja oma samme ja arendusi olete teinud siin, siis mis need peamised õppetunnid on, mis sul nagu esimesena meelde tulevad, et mis võib-olla oleks hoopis teises kohas omadega, kui te ei oleks võtnud mingisuguseid nutikaid tööriistu kasutusele? No esimene asi on see, et väga raske on teistel seda teha, sest et meil on täpselt see sama mastaabi äriplaani erisus, kuna meil täna sadam ja elektrivõrk toovad raha sisse, siis me investeerime kõik selle oma asjadele, see on põhjus, miks me saame seda kõike tegelikult täna teha. Et me ise suudame tänasest tööstusest seal nii palju ikkagi lisaks siis natukene ka omanike ja Euroopa Liidu rahadele suudame ikkagi seda nagu üleval hoida. Ehk siis me ei maksa peale. Ehk siis esimene asi ongi see, et tegelikult seda olekski väga raske teistel Eesti mastaabis näiteks teha. Väga paljud asjad seal, mis meile tunduvad üsna loogilised, see on hästi raske küsimus, sellepärast et inimesed tulevad saada, te teete seda ja te teete toda, aga kuna me ise oleme seal nii palju sees, siis ei oska ise hinnata seda võib-olla nii hästi. Et võib-olla need õppimised mingil määral ongi, et osade süsteemide puhul, et keegi tuleb sulle müüma, et see näe on, et kasuta seda soojussüsteemi või kasuta toda ja siis, kui me nagu arvutame läbi selle loogika, et mis nende see nagu eelis on, siis ma näengi, et teatud kohtades, nagu kui sul olekski ainult elukondlik või ainult ärikondlik koht, et siis jah, see olekski kasulik, aga meie puhul näiteks see ei toimiks, sest et ta ei ole nii efektiivne sellisel juhul, kuna me ei suuda seda süsteemi võib-olla nii põhjalikult kasutada. Ja võib-olla teine osa nii-öelda, kui ma võtan tööriistade koha peal pluss, siis ma ise olen tehnoloogia inimene pigem olnud enamus oma elu, siis minu jaoks tegelikult kõige huvitavam osa kogu selle asja juures on olnud see, et kuidas need tööriistad, kuidas see tehnoloogia ja siis kuidas see sotsiaalne nii-öelda pehme väärtuste pool omavahel kokku viia. Et esimene asi, kui ma vaatasin kinnisvarasektorit, siis alguses minu jaoks oli üllatav see, et kõik on turunduse põhine, et sul ei ole kasutajapõhist arendamist nagu hästi vähe. Täna me nagu üritame nende tööriistagi seda saavutada, sest et me tegime antropoloogilise uuringu, et aru saada, missugused arusaamad on arendajatest ja munitsipaalidest ja nagu kohalikel elanikel, erinevatel kogukonnagruppidel, kes seal on, linnuvaatlejad, surfarid ja nii edasi. Ja mis on nende siis põhilised erisused või mida nemad ootavad. Ja esimene asi, millest saad aru, on see, et tegelikult kõikidel on ikkagi baasväärtus täpselt samasugused. Sa tahad, et sul oleks turvaline kodu, sul lastel oleks katus pea kohal, sul oleks leib laual ja siis tulevad need asjad, et kas see on ka keskkonnasõbralik või kas see arvestab selle ja nii edasi, et need esimesed osad tegelikult on need, mis määravad kõige rohkem. Ja sealt on minu jaoks ikkagi väga oluline loogika see, et see linnaruum peab olema sulle lihtsalt meeldiv ja sind ei tohiks huvitada absoluutselt, kas see on keskkonnasõbralik või mitte, vaid meie peame nii-öelda taustsüsteemina või nii-öelda back-endina, võtame tarkvara maailmast, peaksime tegelikult lahendama need probleemid sulle ära, et kas see pargis, kus see vihmavesi läbi läheb, kas see puhastab selle vee ära ja kõik teeb nii-öelda see vihmavesi, mis võib-olla merre jõuab, on puhas tänu sellele, et siin on õige taimestik ja õige veesüsteem tekitatud. See tegelikult sul võiks olla see rahu, et sa ei pea sellele mõtlema, vaid sa tead, et sa oled seal, siis see, kuidas see asi kõik siin on disainitud minule mugavaks, on see, et ma järelikult loomulikult käitun ka siis keskkonnasõbralikult. Kas inimesed, kes teil sinna tulevad, siis ka, kui suur kaaluelement see on? Mõtlen just seda, et kas nad vaatavad ja hindavad just nagu sinna tulekut siis selle alusel?
ma Oled sa loodan küll. suhelnud? Me nii palju, see ongi jälle see koht, et kui sa küsid niisama ringi, on ju, see on see, et pane endale ülikooli lõputöö küsimustik enda Facebooki üles ja siis kõik samasugused inimesed vastavad, jah, ma olen suga nõus ja siis ma olen nii, mul on kõik, ma mõtlen täpselt samamoodi nagu kõik teised, on ju. Aga et see võib-olla natuke kõlakamber seal koha peal, aga on inimesi, keda see huvitab, on inimesi, keda see ei huvita kindlasti. Ma pigem arvan, et kogu see tegevus ja see, mida me teeme, on oma müügiartikkel, sest et Eesti rahvastik on vähenev ja elukeskkond on kindlasti konkurentsieelis tulevikus. Ma selles ei kahtlegi. Ütleme nii, et võib-olla minu esimene eesmärk ei ole see, et see nüüd sellele inimesele, kes sinna tuleb, oleks tohutu oluline, vaid see natuke ikkagi on ka meie missioon selles mõttes, et me peame efektiivsemalt toimima, me peame paremini tegema ja efektiivsus, nagu ma ütlesin, ma olen protsessinsener ikkagi. Minu jaoks ka efektiivsus on ka kokkuhoid ja see on kasu ja sellest, kui sa teed asju efektiivsemalt, see on loodusele parem, see on su ettevõtmisele parem, see on nagu, ma ei näe seal väga palju negatiivseid osasi, et see on lihtsalt optimeerimise ülesanne ja õigete valikute tegemine. Lihtsalt selle osade õigete valikute puhul me lihtsalt, me pole veel võib-olla tehnoloogiate asjadega kõikidega seal, kus me tahaks olla. Järelikult te jälgite siis väga tugevalt ikkagi ka mingisuguseid ringmajanduslikke pooli, et kui see on vana tööstusala, siis kas need asjad, need majad, need materjalid, mis seal juba on, kui palju te neid uuesti kasutate? Seda, mida saab kasutama. Et seal ongi, see on nüüd, see on hästi selles keeruline küsimus või see on hästi mitmetahuline küsimus, et sul on esimene asi, võtame näiteks, ma ei tea, meil on seal umbes 20 000 € alust mingit nõukaaegset asja, ülitugevast puidust, me keegi ei tea, mis puit see on, sealt ei lähe akutreilga läbi. Me kasutame neid, oleme kasutanud, ma ei tea, istmete tegemiseks, lillekastide, mis iganes, et kõigeks, kus me saame, üritame ära kasutada, on ju. Aga see on ainult nagu üks meetod, kuidas sa saad nii-öelda taaskasutada sama asja. Ja sa ei suuda neid lõputult niimoodi, sa ei suuda seda nagu märki maha jätta sellest nii palju. Sama on ka see, et kui me vaatame oma betoonkonstruktsioone või silikaattellist, on ju. Osa need silikaattellist on sellised, et sa võtad kätte, siis see laguneb sul käes lihtsalt ära, nii et sa ei saa seda lihtsalt, see nõukaaegne silikaat kahjuks kohati ei ole väga hea, mingites kohtades jälle on, sest et seal vist oleneb vahetusest. Ma just rääkisin Est-Konsuldiga, kes Krulli kvartalis samamoodi testivad neid vanu materjale. Ja siis ta ütles ka, et sa saad juba nagu nädala lõpuks suutis ära öelda, et millised betoontalad on millise vahetuse tehtud. Et tugevused ja asjad olid täpselt erinevad ja täpselt ühes rütmis, et mingid erisugused osad olid. Teine on see, mis värviga need kasutatud on. Et seal on hästi palju küsimusi, kas on üldse turvaline kasutada. Ja koha peal kindlasti saab mingi osa ära kasutada, kõike ei saa. Ja sama on ka minu meelest üldiselt materjalidega, et kui me võtame tekstiili teise näitena, et jah, see, et see pluus minu seljast läheb kellegi teise kasutusse pärast, on kindlasti esimene kiht, mis tuleks ära teha. Aga lõputult, kui arvestaks, kui palju tekib riideid tekstiili juurde, me ei suuda neid materjale, see on üks näide, aga me ei suuda elu sees nagu väga suurt jälge panna selle, kui me ainult sama pluusi saadame järjest inimestele edasi. Et nende kõikide materjalide puhul me peame leidma alternatiivsed kasutused ja leidma nendele nii-öelda masskasutuse, et lõhume selle betooni ära ja seda saab tegelikult kasutada uue betooni tootmises või tekstiili puhul me hundi peal tegelikult endal on ka osalus ühes ettevõttes, kes praeguse hetkel Sillamäele planeerib tekstiilidest ehitusmaterjalide tootmistehast. Samamoodi võib leida ka, ma ei tea, me oleme leidnud üle 250 erineva tehnoloogia, mida potentsiaalselt, mis on ka osad veel ülikooli tasandil, kus näiteks väheväärtuslikule puidule võetakse sealt seest nii-öelda liin välja, mis on siis see, mis on aheraine, mis hoiab puitu koos, aga ta ka aitab mädandada puitu. Ja võtad selle välja, paned sünteetilise aine sinna asemele ja see puit muutub kihiti kokku pannes umbes sama tugevaks, kui teras on. Et neid materjali asju tegelikult tekib väga palju ja kus siis leitakse kasutus sellele, mida enne ei osatud, või ei osatud, olgu me ei tahtnud kasutada, nüüd on lihtsalt sellele tähelepanu viidud. Et see on nii-öelda see esimene osa, et sa vaatad, mida sa saad koha peal kasutada, mis on uued materjalid, mis on võib-olla kas väheväärtuslikult või uuesti ümber tehtes ja siis kolmas on see, et kui me hakkame planeerima, siis tegelikult ju lõpuks on selle see kasutamine, sest et mis juhtub selle prügiga või selle biojäägiga, mida need ettevõtted ja tuleviku elanikud seal kasutavad. Ehk siis kas, kui me
biojäätmeid kogume, kas me viime selle jälle kuskil kaugele ära või on meil seal mingi hoone, kuhu need võiks kõik kokku sattuda ja see on komposteerida, võib-olla kohalik restoran saab seal samas seda kasvatada. Või kuidas sa võib-olla pakendeid asju üldse kokku koguda, nii et täna ma ei saa feomotorusi panna maa sisse või ma ei tea, kutsuda Clevoni robotit järele nii-öelda tellimuspõhisele prügiveole, sest et igal korteriühistul peab oma leping olema ja mul ikka peab see auto seal käima, sest et see on hankepõhine ja kes võidab mingi ala ära, on ju. Et see on väga nii-öelda alates tänase päeva materjalidest, siis sellest, kuidas tulevikus me planeerime, millist materjali me saame uuesti kasutada, milleks neid uueks tooteks ümber saab teha ja siis kuidas seal igapäeva opereerimise jäätmetega tegelikult tegeleda. Et neid kihte on hästi palju. Ja nüüd ma võtaks kohe selle prügi näite, mis sa nii efektselt nagu sisse tõid. Mida te teete oma prügiga edasi, et kas te läheb klassikaliselt ümberkäitlemise prügiauto tuleb järgi, viib ära? Me alustasime niimoodi, et kuna ametlikult, kui me vaatasime nimekirjasi, kuna see ettevõte, kes see kunagi haldas, lahkus sealt, siis me otsisime talt kõik tema nagu tegevused üle, kes siis ka kogu prügiga seal sadamalal tegeles. Ja siis me vaatasime, et me ei olegi üheski hankepiirkonnas ametlikus Tallinnas. Ja siis selgus, et me tegelikult oleme, aga seda ei olnud just kirja pandud, kuna seal oli kunagi mingi, ma ei tea, mis ajalooline asi on. Ja siis me saatsime, et ei ole, et tavai, et teeme ise hanke. Me saatsime siis kõikidele jäätmekäitlejatele nagu, et palun saatke pakkumine ja palun kirjeldage ära ka, mis on teie siis nagu keskkonnaga seonduvad tegevused ja kuidas te sordite ja nii edasi. Mis vastukaja sealt tuli? Mitte keegi ei vastanud. Ja siis kirjutas meile üks lihtsalt, et kuulge, et te olete meie piirkonnast ja peate meid võtma. Ehk siis ma tegelikult ei saanud üheltki vastust otsest. Ma pean küll tunnistama, et mul on osad prügiettevõtted käinud ja rääkimas, mis nad teevad eraldi, ehk siis ma tean, et nad tegelikult teevad, aga lihtsalt see minu jaoks näitas hästi seda, kuidas tänu regulatsioonile, mis meil on, ma ei saanud tegelikult teha valikut. Mul ei olnud absoluutselt, ma oleks võinud isegi kõigilt vastuse saada. Nad oleks võinud oma üldised asjad mulle saata, aga ma tegelikult poleks valikut saanud teha. Ehk siis sa pidid võtma ikkagi selle ühe ja ainsa, kes seal regioonis pidi tegutsema. Aga mis teil visioon on sellega seotud? No eks kui me peame võtma, et meil lõpuni polegi vastust sellele, et meil ongi küsimus me oleme vaadanud väga palju, et huvitav, kas juriidiliselt meil on võimalik teha näiteks see, et meil on hästi palju suuri korteriühistuid näiteks või hästi palju suuri mingeid haldusüksuseid, kus siis kõik jääde jõuab sorteeritult mingisse keskpunkti, kus siis meil on leping mingi jäätmekäitlejaga. Et näiteks üks näide. Teine on see, et kas me suudame tekitada olukorra, kus meil otseselt nagu jääde ei muutu jäätmeks, sest et siis sa suudad selle järsku mingites osades otse viia tootmises, sest et jäätmete ümber töötlemise väga suur probleem on ka see, et kui üheks hetkeks, kui ta prügiks saanud, siis see, et seda prügist uuesti saada tootekoodi alla on hästi keeruline. Ja siis sa pead olema jäätmekäitleja põhimõtteliselt juba. Et see on võib-olla üks takistus, mis ma arvan, et on ka sellele, et miks mingitest jääkmaterjalidest nii-öelda startupil on raske tekkida. Sa rääkisid, et teil on erinevaid tööstuseid ka seal juba. Siis kas te jälgite või olete juba jälginud ka seda, et saaks mingite erinevate tööstuste vahel tekitada tööstussümbioosi ja ka seda jälgite siis kuidagi oma rendile andmise puhul? Uuemates kohtades me nüüd üritame seda tegema hakata. Need, kes meil nii-öelda seal vanad on olnud, pigem on keeruline olnud ja seal me täna seda pole otseselt jälginud. Nii palju kui on tööstussümbioosi on see, et seal on laevaremont ja meil käivad laevad kai ääres niisama seismas ja kuna Tallinna Sadama tütarettevõtte Green Marine, kes tegeleb laevade jäätmete käitluse ja pilsivee ümbertöötlemise ja puhtaks tegemisega, nad eraldavad õliselt, on ju. Et nemad asuvad ka seal, ehk siis seal justkui on sümbioos, et nad omavahel toimetavad, on ju. Aga meie puhul ütleme, et mida me oleme ise üritanud jälgida, et kui ma nagu ütlesin enne võrguettevõtja, siis me oleme enda sadama reeglites kirjapanud, et kõikidel laevadel, kellel on võimalik, kellel on siis vastav nii-öelda vooluvõimekus, et nad peavad kai ääres peamootorid välja lülitama ja võtma kaldavoolu. Sest et siis nad ei põleta oma diislit, seal on müra, on kohalikule nii-öelda puhtam, vaiksem ja tegelikult ka loodusele on sõbralikum. Aga siit ma toon kohe välja ka ühe probleemi sellega. Kuigi jalajälje mõttes on see kõik sõbralikum ja see on keskkonnale üldiselt parem, kui diiselmootor ei tööta ja elektrit võtavad, siis kuna me oleme võrguettevõtja, siis meie CO2 bilanssi läheb kogu see elekter. Ja seda meil ju enne ei olnud, ehk siis kui laev tuleb võtab, siis meie bilanssi ta läheb. Ehk siis, kui sa vaatad kuivalt numbreid,
siis me järsku saastame ühel aastal rohkem kui eelmine aasta, sellepärast et me anname laevadele nüüd elektrit. Ehk siis kuigi summa summarum, kui ma võtaksin laevade mitte põletatud kütuse sinna kõrvale, siis me kindlasti ei oleks elajal väiksem, aga nüüd saame meie selle endale, sest et see käib läbi meie võrgu. Ja nüüd, kui ma seda avalikult näiteks ja keegi sinna sisse ei vaataks, siis oleks, näed jälle, iga aasta aina tõstavad oma jalajälge, kuigi tegelikult keskkonnale summa summarum oleme tegelikult positiivse efektiga. Aga kui see on nüüd aruanne, mis sa räägid? No see on aruanne põhimõtteliselt jah, kuidas me ise mõõdistame lihtsalt seda. Aga te olete sinna sisse ikkagi selle põhjenduse ju ära lisanud, et kus kohas see tuleb, et ta nüüd kasvab? No enda jaoks jah, sellest, et ta ei ole, me ei pea raporteerima seda täna kuskil, et meil on niisugune platvorm nagu Normative, kus siis kogu meie raamatupidamine põhimõtteliselt läheb sisse ja siis sinna lisatakse ka käsitsi mingeid meie transpordikulud ja mingid siuksed asjad juurde, ja põhimõtteliselt selle põhjal ta siis arvutab kõik skoopi 1, 2 ja 3 meil välja. Ja siis me vaatame sealt pealt lihtsalt, ongi, mis kohtades meil kõige rohkem võib-olla, mida me saame muuta ja mida mitte, et seda, kas meil tarbija või tarnija, kas meil tehas või tootja, kes meil seal alal on, me ei saa otseselt öelda neile, et te peate ostma sealt elektrit või sealt seda, et me saame küll paluda, et nad seda teeksid, aga kahjuks me ei saa nagu vägisi neid sundida. Ja anda soovitusi. Me saame soovitusi anda, aga see on ka kõik kahjuks. Kui palju te teadlikkust tõstate üldse siis nii nende enda rentnike teadlikkust kui ka siis ümbritsevas mõttes? No ma loodame, et me oma tegevustega ikkagi teadvustame seda, sest et meie eesmärk on alati olla nii-öelda faktipõhine, teadus- ja andmepõhine, näidetepõhine just, ja me üritame sellest hästi palju rääkida ja me üritame teadlikult muidugi kasutada mitte sõnu nagu rohepööre ja ESG, sest et need on inimesele tänaseks natuke kohati võib-olla ma ei tea, kas mitte meeldivaks võib-olla muutunud, sest et need on nii palju üle leierdatud ja osade sõnade puhul tegelikult nad ongi nii mitmetahulised, inimesed ei tea, mis see tähendavad. Sama jätkusuutlikkus tegelikult on nii laia haardeline sõna, aga seda kasutatakse täna keskkonnale. 2008 aastal kasutati majanduslik jätkusuutlikkus, et seda kasutatakse parasjagu see, mis trend tegelikult justkui on. Mis sõna sa ise kasutaks? Jätkusuutlikkus, ma täpsustan alati. Ja. Ma ütlen alati kas keskkonna jätkusuutlikkus või sotsiaalne või nii edasi, et ma lähen, see on lõputu vaidlus meil ka nii turunduse kui ka kommunikatsiooniga, et nagu mis see sõna võiks olla ja me küsisime isegi siis tehakse ju uuringuid, et kuidas inimesed aru saavad ja mis võiks olla siis uudissõna või nii edasi ja jätkusuutlikkuse kohta, kui Keele Instituut siis vist küsis, siis ma sain aru, et kuna seal tuli, ei suudetudki lõpuks jõuda selleni, et mida see tegelikult tähendab, sest kõikidel on nii täiesti erinev arusaam sellest. Enda rentnikega te suhtlete, enda potentsiaalsete elanikega, seal tegutsevate inimestega te suhtlete, ja te olete hästi nagu ära optimeerinud selle enda ala, selle väikse tulevikulinna seal. Aga kas see läheb kuidagi ka teie linnast väljapoole, linnast siis nagu jutumärkides, aga läheb ta kuidagi väljapoole ka, kas te proovite nügida ümberkaudseid ka nagu sinnapoole või kuidas te selle poolega olete tegelenud, kui üldse? No selles mõttes, et esimene asi on see, et kui me hakkasime vaatama kogu ala ja mõju meie alale, mis meie ala mõju on, alustame siis esimese suurusjärguna Paljassaarest või Põhja-Tallinnast, siis meie esmased analüüsid ja asjad, kui meie võtame tehnilise poole, siis tegelikult ega me alustasime nii liikuvuse, rohekoridoride, teenuste olemasolud, ühistranspordi olemasolud, ja siis me oleme tegelikult analüüsinud kogu Põhja-Tallinnat ja ühistranspordi osa koha pealt isegi kogu Tallinnat. Et me oleme nii ise teinud analüüse kui ka Siemens Mobilityga teinud analüüsi just selleks, et aru saada, mis mõjud meil kuskil, kuidas meie ehitatud ruutmeeter kõrval olevat ja sellest järgmist ruutmeetrit võiks mõjutada. Et see on üks pidev töö, see on ka natuke selle digikaksiku üks osa, mida me pidevalt siis teeme. Teine osa on see, et me käime pidevalt sellest rääkimas, me kaasame partnereid ja eksperte puhtalt selleks, et kui me ise juba ennast koolitame, siis räägime juba teistele ka, et me üritame seda teadvustada võimalikult neutraalselt, teadlikult ja just selle läbi, et see on kõik ju mõistlik tegelikult, et see ei ole mingi tohutu nüüd, ma ei tea, moevärk, et me seda asja teeme, ja samamoodi ka see on üks põhjus, miks me oleme ka Rohetiigri üks asutajaliikmeid, et ma olen ise ka Rohetiigri nõukojas ja me tegeleme sellega teadlikult väga laialt just
just sellepärast, et minu arust see on oluline ja kuna ütleme nii, et me ei taha kindlasti kuskile vaidlustesse minna, sest sellel ei ole mõtet minu meelest ja me siis sel hetkel, kui tekib vaidlus, siis räägime, kuulame mured ära, sest et ka kriitikas on tihtipeale tõeterase sees, see tuleb lihtsalt üles leida ja siis teeme praktilise näite ja praktiliste näidetega me loodame, et me suudamegi inimestele järjest siin näidata, et miks ja kuidas võiks need asjad tegelikult toimida. Et võib-olla isegi, kuna just oli artikkel selle kohta, et ma toon linnaruumi näite, et seesama see on uus Kalamaja tänav. Et sellest on hästi palju positiivset täna räägitud, on ju, et see on jälle see näide, kus inimesed võisid olla kriitilised alguses, aga tegelikult need, kes seal lokaalselt elavad, neile on ju see tohutult meeldib tegelikult tänaseks. Seal on väga mõnus liikuda. Ja ma kujutan ette, et tõenäoliselt hundi pea liigub nagu täpselt samamoodi sinna poole. No jah, meie eesmärk on, et me oleme rahvusvaheliselt ringi reisinud, me oleme erinevate kohtade peal tegelikult väga palju kogemusi üritanud talletada ja esimene võib-olla lisaks meie uurimustele ja meie üritame neid blogides väga palju välja tuua, mida me siis teinud oleme lisaks, aga teine asi, mis sellest avaliku kasutusse nüüd järgmise ma ei julge täpselt öelda, aga ütleme 4-5 kuu jooksul peaks jõudma, on see, et meil tegelikult tuleb esimene see on linnaruumi kohta siis konkreetselt on hundipea kvaliteedi playbook kus me siis oma need teadmised ja asju paneme kokku, et milline see linnaruum võiks olla, millised printsiipidele me lähtuda soovime ja kuidas see toimida võiks. Ja seal on ka rahvusvahelised näited ja Eesti näited, et kus see on hästi juba tehtud. Et see on üks niisugune kokkupandav võib-olla kogumik, mida me siis kindlasti avalikult jagame kõigile, kes soovivad. Kas sa ise näed, et kogu see linnaruumi planeerimine, eks praegu ka näeme, kuidas seda järgimööda püütakse teha, siis kas see liigub Paljassaarest nüüd järjest Tallinna poole, et te nakatate nagu neid kõrval olevaid ja siis kuidagi lainega liigub nagu siiapoole või kuidas sa näed üldse, et see linnaruumi planeerimine ja kõik arenduste tegemine kestlikumaks muutub? Esimene asi on minu meelest see, et kui me võtame puhtalt nüüd Tallinna linna ja ütleme, et suuremad linnad on ju, siis esimene asi minu meelest on see, et me ei tohiks olla kuskil kohas monofunktsionaalne. Et meil peaks tekkima, mida on hakanud tasakesti tekkima, et meil ei ole see, et kõik peavad südalinna hommikul sõitma ja siis sealt välja, et on siuke monotsentriline linn, vaid tegelikult meil peaks olema väikseid erikeskuseid, see oleks polüfunktsionaalne ja et meie, ütleme, et igapäevategevused võiks jäädagi selle sama kuulsa 15 minuti linna juurde, nii et sa ei peaks tegelikult mega kaugel alati ära liikuma, sest et kui me võtame nüüd selle olukorra, siis kui sul tekib dünaamika paari eri väikekeskuse vahel, siis sul ongi alternatiivsed liikumisviisid ja su autokasutuse peamine eesmärk on selleks, et käia, ma ei tea, linnast väljas vanaema juures näiteks. Ja nüüd, kui meie, kes me linnas elame, enam ei ole ummikupõhjused, siis need, kes tulevad väljaspoolt, saavad oluliselt lihtsamini ka seespool liikuda. Et see ongi võib-olla ka, ütleme, et see sama autostumise näite kõige nõmedam osa on see, et meil on alati täna ka arutelus üks äärmus ja teine äärmus. Aga kui meil on mitmekesisemad, tihedamad linnaruumid, mis juhtub, on see, et sul inimesed, kes soovivad kesklinnas või Põhja-Tallinnas või Mustamäel või kus iganes elada, neil on võimalus sinna ka endale korter siis osta, on ju. Mis tähendab seda, et võib-olla siis, kui sul töökoht on ka lähedal, sul ei ole seda 2 autot vaja, sul on ainult 1 auto vaja. Mis tähendab seda, et sa kannatad võib-olla seda natuke kõrgemat üüri või korteri laenuhinda, aga sul on autoliisingu võrra tegelikult kulu väiksem. See teine osa on see, et kui sa siin sees liigud, siis meil ei ole vaja suuri magistrale enam nii suuri igale poole linnast välja, mis tähendab seda, taristu kulu linnale on väiksem, ühistranspordi kulu on linnale väiksem, CO2 jalajälg asfaldite asja tõttu on väiksem ja nüüd meil tekib lisakapitali, mida tegelikult on võimalik investeerida meil, ma ei tea, koolidesse ja sükestesse taristustesse on ju. Ja nüüd, kui me läheme linnast välja, siis minu nägemus isiklikult keskkonnasõbralikus mõttes on see, et kuna meil on kahanev rahvastik ja meie maakasutus on ääretult oluline, siis jah, me ei suuda igale poole ühistransporti saata. Aga kui keskusalasi, mis on olemasolevate raudteede ja võib-olla ühistranspordi juba praeguste alade juures, et sinna ümber väikeseid keskuste võrgustikke tekitada, siis ma arvan, et see võiks olla Eesti tulevik linnaruumide mõttes, sest et nii meil ei suure maaelu järsku välja ja me kasutame efektiivselt oma ressursse seal, kus seda võimalik kasutada. On see juba sinnapoole liikumas ka, sinu arvates?
kui me võtame mingid strateegiadokumente asju, mida tehakse, siis jah, kas ta päriselt ka sinnapoole liigub, siis paraku minu meelest ei. Et kuidas kunagi ja kuidas kus, et see on täpselt nii ja naa, ütleks selle peale. Te olete hundi peal juba nii suure osa tegelikult ära teinud ja nii palju on ka ees, aga et see meie kogu põnev jutt kuidagi nagu kokku võtta, siis mis sind ennast nagu kõige rohkem nagu kogu selle projekti puhul motiveerib? Et sa oled seda järgimööda teinud nüüd 5 aastat, see on tõenäoliselt väga, väga palju arenenud selle ajaga. Jah, see on üsna palju, on ka minu nägemus asjadest on ääretult palju muutunud selle ajaga. Ja seal võib-olla ongi see sama, nagu ma enne välja tõin, siis nagu kõige kas siis üllatavam, aga just see kõige suurem õppetund mulle ikkagi ongi olnud see, et kuigi see nagu tootearenduste asjadest on alati selge olnud, et kuula klienti ja kasutajat, aga see sama, ütleme, et halb sõna jälle kaasamine on just seda tihtipeale tehakse linnukese pärast, aga see on ääretult palju mulle juurde andnud, ma olen nagu hästi palju õppinud selle koha pealt ja kui palju häid ideid igalt poolt tegelikult tuleb. Aga kui sa võtad nüüd, mis mind ennast kõige rohkem motiveerib, siis see on väga lihtne, millegi laheda ja päriselt ägeda ja muutuva nii-öelda, nagu kuidas ma ütlen siis, Eestit paremaks tegeva tegevuse ja millegi muutuse elluviimine. Ja ma loodan, et see on lihtsalt üks näide sellest, et kui inimestele ei meeldi, siis ei meeldi, siis me lasime endale jalga ja siis on nii, et seda ma olen valmis tunnistama. Aga ma loodan, et kui me selle näitaja kuskile maalegi valmis saame, siis inimesed, kes täna on skeptikud, vähemalt on valmis kaaluma. Sest et lõpuks kui me räägime heast linnaruumist, siis ei ole vahet, kas sa sõidad jalgratta või autoga või sa käid jala või mis iganes on ju, siis lõppude lõpuks oluline see, et hea linnaruum on see, kus meil kõigil on valikuvabadus endale meeldivat lahendust kasutada ja me ei peaks mõtlema sellele, et kas me oleme kliimale kahjulikud või mitte, vaid et see loomulikkusest juba oleks sinu hästi ära lahendatud. Väga ilusti, ma tahtsin siit veel nagu küsida, et kas sa tahad kuulajatele midagi kaasa anda, aga sa kuidagi võtsid selle nii hästi kokku ja ma näen, kuidas see lainetena nagu liigub nagu siiapoole ja loodan ka nagu seda. Aga ma küsin siiski, et kas on midagi, mida sa ise tunned, et sul jäi veel nagu ütlemata, aga tahaksid öelda? Ma ei tea, kas nüüd otseselt läheb kliimaga kokku, sest see on üks teema, mille ESG-ga see lihtsalt hästi palju tuli välja. Aga et vaadates meie üldist fooni nii poliitikas kui ka meedias, siis ma lihtsalt tahaks öelda seda, et ärme karga üksteisele kõikide asjadega kallale ja ärme kritiseeri kõiki, vaid pigem vaatame ja kaalume asjad läbi enne ja nagu mõtleme, kas asi võiks olla tegelikult ikkagi mõistlik ja kuidas see tegelikult asju võib edasi aidata, et laseks mingi näitajad mingitele asjadele ära teha, enne kui me kõik asjad mutta trammime. Et võib-olla optimistlikumat ja rõõmsamat suhtumist asjadesse. Super, see on nii asi, millega kokku võtta. Nii et aitäh, Markus, et sa mulle täna külla tulid. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Kindlasti vajuta follow või subscribe ning näeme juba järgmistes episoodideski. Tšau!